tere, me oleme Tallinna Pae Gümnaasiumi õpilased. Meie video teemaks on Lasnamäe 3 minutiga, mida on külalistele oluline näidata. Miks me selle teema valisime? Väga sageli käivad teistest Tallinna koolidest külalised, nii kui ka teistest linnaosadest. Eestimaa kõikidest paikadest kui ka välismaalt, eriti rahvusvaheliste projektide raames. Leidsime, et oleks tore tutvustada meie Lasnamäe kodupaika ning teha seda mitte lihtsalt ülevaatlikult, vaid konverentsi kontekstis. Lasnamäe algab Hubase ja väikekorruselise majaga Sikupilli piirkonnaga. Siin asub ka meie kool. Siin paiknevad mitmed kogu linnale olulised paigad. Ülemiste järv, Tallinna lennujaam ning kaasaegne Ülemiste linnak. On tähelepanuväärne, et Ülemiste linnak on rajatud endise Dvigatili tehase territooriumile. See on ehe näide sellest, kuidas linnaruumi on võimalik targalt uuendada ja muuta keskkonnasõbralikumaks. Ülemiste linnakus on rohelised tsoonid, nutikad ja energiatõhusad hooned ning mitmekesised puhkealad, mis loovad tasakaalu töö, liikumise ja looduse vahel. Aga liigume nüüd edasi. Meie järgmine peatus on Pae park. Meie vanemate lapsepõlves oli see paik tühjermaa, mis oli üsna ohtlik. Veelgi varem asus siin paekivi karjäär, kust kaevandati paekivi. Tänaseks on sellest saanud üks Tallinna kaunimaid ja kaasaegsemaid linnaparke. Pae pargis saab jalutada, tegeleda spordiga ning veeta mõnusalt aega sõbradega ja perega. Pargi ümbruse ka aktiivne ja elamurajoon, mis teeb sellest piirkonnas hinnatud ja elava linnaruumi. Kui juba parkidest räägida, ei saa mööda minna Tallinna ühest tuntumaist ja armastutumaist parkidest Kadrioru park. Ka siin on pööratud tähelepanu keskkonnasõbralikule lahendustele. Näiteks hiljuti rajatud jalgrattateele, kust avanevad kaunid vaated kesklinnale ja merele. See on hea näide sellest, kuidas linnaruum ajas areneb ning muutub inimsõbralikumaks. Kuna otsustasime rääkida just parkidest, ei saa kindlasti mainimata jätta ka Tondiraba park. Park on avatud 2019. aastal ja see on eriline selle poolest, et asub endiselt raba-alal, kus varem kaevatati turvast. Täna on Tondiraba park mõnus ja kaasaegne puhkeala, kus saab jalutada, sportida ja loodust nautida. See on hea näide sellest, kuidas endine kasutamata ala on muudetud roheliseks ja inimestele sobivaks paigaks. Oleme teinud väikese ringi Lasnamäel. Kahjuks jäid paljud toredad kohad seekord Kadri taha. Kuid nüüd on aega tulla tagasi meie kooli juurde. Ka meie kooli ümbrust võib pidada omamoodi pargiks. Esiteks asub kooli kõrval Pae tulletorn, mille ümber on rajatud väike ja hubane elamurajoon. Teiseks ümbritseb meie kooli ilus õunaaed. See istutati kooli ajaloo alguses, umbes 70 aastat tagasi. Tänaseks on kooli aed taas elunema hakanud. Igal aastal rajatakse uusi peenreid ning istutatakse juurde puid ja põõsaid. See näitab, kuidas ka kooli ümbrus saab olla roheline, hooldatud ja sõbralik paik, kus on hea õppida ja aega veeta.